paistab räigelt. Aga vähemalt on hea suveilm. Igatahes mul on käes kõik asju täis. Pean panen maha. Mu põhiparool on vist igatahes, nagu ma sain laivi tehes teada. Et ma tegin laivi. Näitasin laivis, kuidas ma teen Erik Orgu ühte salatit või salatikaussi või sükest asja. Ühte hommikusööki. Ja mis on päris äge. Seda näete mu... No, uks tule lahti. Seda te näete mu Instagrami sellest IGTV-st. Ja see oli mingi 20 minutit pikk. Ja ma panin selle sinna üles, see on sealt igal ajal siis nii-öelda nähtav. Ja ma sain kõhu täis. Ja ma nüüd ruttan töö juurde. Meil on üks koosolek. Ja pärast seda on mul selline to-do list. Et siit tuleb üks Gerrit Oldan video. Kuna mul on vaba päev, siis ma mõtlesin, et ma teen mõned asjad ära, mis lihtsalt on vaja ära teha. Ja positiivne on see, et sellest saab video teha, nii et head vaatamist. Ja ilusat päeva jätku teile! Pesu sai siis pesema ja tekk kuivama. Nüüd ma panen endale peale ilmselgelt meeleitel koduperenaised. Sest ma olen see inimene. Lihtsalt, kes veel vaatab koduperenaisi. Kuigi ma olen neid 100 korda näinud, aga võiks ju mängida, on ja tõustaks. Ja siis ma, vaatame, saame käima selle. No. Väga käib ja siis ma võtan nüüd ette kohe. Ma teen ära pesuvahendi ja deodorandi. Pesuvahend on otsas. Praegu ma sain panna riided pesema koopilt eile siis kingituseks saadud mingi pesuainega, ma ei tea. Ma väga ei sali neid poemas, need lihtsalt haisevad. Aga kui sul on olemas, siis tuleb ära kasutada.
ja aga jah, ma pean pesuaine tegema valmis, sest et järjekordselt sais otsa. Mul läheb seda pesuainet nagu mingi räigelt palju. Aga noh, pesu on ka palju, nii et inimesi on ka majas palju. Ma teen selle valmis ja siis ma teen deodoranti valmis, sest deodorant on otsa saanud. Ja siis vaatame, mis sealt listist veel järgmisena tuleb. Aga kõigepealt koduperenaised. Pesuaine ma teen siis ise. Ma panen video alla lingiga enda blogi postituse juurde ja mul on vist isegi video äkki selle jaoks olemas. Ma pean vaatama. Aga sellest tuleb kontsentraat, mis natukene nagu kivistub ära. Ja siis, kui mul on lihtsalt vaja uus sats seda vedelikku teha endale, siis ma võtan purgist poole, kuumutan ära, et see on selline nagu seebilaadne või siuke. Panen siia peale pool sellest vedelikust, mis siin on. Nüüd ma selle kuumutan ära. Paneme. Nii kaua siis kuumutan, et lihtsalt see seep siin sees nagu ära sulaks. See tahke asi. Ja siis ma teen veekeetjaga vett. Mul on 2-liitrine potsiku, sisse ma teen seda ainet siis valmis ja ma ei tea palju siit tuleb, äkki see on mingi, ma ei tea, 1,5 liitrit või, ma ei tea. Siin ma panen ka, mul on umbes liiter 400 või. Selle panen keema, et kui see ära sulab siin, siis ma kallan siia potsiku sisse, siis ma kallan lihtsalt keeva vee peale ja korgi jätan lahti. Et ta saaks maha jahtuda, vahepeal aeg-ajalt käin loksutamas, panen korgi peale, loksutan ära jälle korgi lahti. Ja siis ma saan seda juba pesumasinas kasutada. Nüüd hakkame deodoranti tegema. Ma võtan kõigepealt enda blogist retsepti, sest ma olen seda sest ma pole seda ammu teinud. Ja ma ei mäleta, mis sinna sisse käisid. Kohe vaatame. No, arvuti. Nii. Deodorant. Siis on mul, ma näitan kohe, blogis on olemas mul retsept või õpetus, kuidas sa iganes nimetad seda. Ma panen selle lingi ka siia alla. Nii, mis siia läks? Spreipudel on õunaedikas. Õunaedikas on destilleeritud vesi olemas. Destilleeritud vesi. Siis on sidrun, lavender, teepuu, eeterlikõri. Sidrun, lavendel, teepuu õli sai mul otsa. Panen grapefruiti. Kindlasti ärge pange nagu
ärge doseerige neid eeterlikke õlisid üle, sest et need võivad olla hoopiski kahjulikud. Mul on eeterlike õlide kohta ka postitus tehtud. Ma panen sellega siia video alla, et saate uurida, et paljud inimesed ajavad nagu sassi eeterlik õli ja mis see teine oli, eeterlik õli ja aroomiõli. Nii, ja 60 milli destilleeritud vett. Teeme ära. 60. Ja nüüd loksutad. Alati enne kasutamist ma loksutan niikuinii, et need õlid kõik ilusti seguneksid. Ja see säilib hästi kaua, kuni aasta aega. Aga mina vist viimati tegin, ma vaatan siis, kui ma selle postituse tegin, see oli jaanuari lõpus, jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, 4 kuud äkki tuleb sellega välja. Ja noh, see hind nagu on suht null ja samas sa tead, mis siin sees on, nii et ma soovitan vähemalt proovida, et kui sul juba on mingi eeterlik õli kodus olemas, proovi kas või sellega. Ja jõunaäädikat saad sa mujal nagu toidu tegemisel ka kasutada, nii et ma arvan, et see on hea viis vähemalt katsetada, et kas sulle sobib või ei sobi.
ma sain nüüd köögi korda enam-vähem, nõudega tühjaks ja pinnad puhtaks. Ja ma istutasin endale maitsetaime, nagu te nägite enne. Siin on basiilik ja siis on, ma ei mäleta, mis asja oli, kas see oli petersel või ei tea, nuusutame. Koriander, minu meelest pidis olema koriander. Ma loodan, et see on koriander. Aga see oli juba närtsis täiega ära ja siis ma mõtlesin, ma istutan potisse, vaatame, mis nendest siin saab. Ma ei ole kõige parem taimede kasvataja, aga fingers crossed on ja, hoiame pöialt. Aga nüüd ma tahtsin rääkida sellest, et tahtsin rääkida nõudepesu nuustikutest. Mina kasutan, te räägite enne klippi, kui ma pesin nõusid, ma kasutan aasta algusest saadik, jaanuarikuust saadik selliseid nii-öelda puidust ja siis see on vist hobuse saba, mingi asi, ühesõnaga, need on pärit It's-Bio poest. Ülihea on see, et siin on nagu tugevamad harjased, et sellega saab potte panna, väga hästi neid lõikelaudu puhastada. Ta nagu, et jõuga saad nagu suruda, ta teeb hästi puhtaks. Ja ta on mul väikse sükse kausikese sees. Ja siis mul on tavaline nagu nõudepesemiseks selline otsa vahetatav, ka mingi bambus või puu või ühesõnaga, ma ei tea, öko-möko, et ei ole plastik. Ja siis on ülihea asi, on see pudelihari. Et mitte ainult, see mul jääb käsi vääruseks, mitte ainult pudeli pesemiseks, vaid ma kasutan seda nagu ka mingi klaaside ja mille iganes puhastamiseks, mida on sissepoole vaja nagu, et ma ei peaks käega urgitsema. Et see, mulle meeldib see hari sellepärast, et ta ajab nagu selle nõudepesuvahendi hullult vahutama. Et on hästi vähe vaja vahendit ja samas teeb töö üli hästi ära. Ja nad ei ole üldse kallid. See oli äkki mingi 4 eurot, ma ei mäleta enam. Nad on ikka alla 5, mis maksid kõik. Aga vaadake, It's-Biol on, ta on Pärnus, siis on Port Artur 1 esimesel korrusel, aga neil on ka netipood olemas ja äkki oli 40 eurost neil tasuta transport ka. Aga seal on ka kõike muud veel head ja näiteks on seal veel hea asi on see, et suure kogusena, kas oli kilo, ma ei mäleta enam, ma ei mäleta nii palju asju. Aga ma tean, et seal on suure kotiga saad osta sidrunihapet, mis ei ole siis toidu valmistamiseks, aga sidrunihapet kasutad nagu igal pool mujal kodus ja kui veel ei kasuta, siis hakka kasutama, sest et veekeeti saab sellega puhtaks, kohviaparaadi samamoodi saad sellega puhtaks. Mina kasutan teda igal pool nagu asjade sees on ja mingites retseptides, näiteks nõudepesu masina tablettide tegemisel. Et nad müüvad seda nagu selle nimel, et seda ei tohi nagu toidu valmistamisel kasutada, aga hea võimalus, see suur kott oli minu meelest mingi 9 eurot. Et suure kogusena saad kohe koju ära osta, et sa ei pea ostma neid väikseid, neid maitseainete pakikeste suurustena seda sidrunihapet, mis üks pakk äkki on mingi 30 eurosenti. Et hea viis suuremalt endal koju varuda seda. Aga jah, ma tahtsin rääkida nendest puhastusasjadest, et nuustikut ma ei kasuta juba ammu, sest nuustik kogub baktereid, viske jälle ära, see ei ole nagu öko-möko on ja, et võiks natuke ökom olla. Need on parem variant, ma arvan. Ja nad toimivad väga hästi, see on põhiline. Aga nüüd peaks tegema trenni ära äkki ja siis ma söön. Jah, ma teen trenni enne ära ja siis ma söön ja siis ma lähen garaaži koristama. No kulmud said tehtud
Nüüd ma panen talle taimeri. Kus on taimer? Nii. 10 minutit. Ja siis võtan maha. Nüüd ma lähen söön lõuna ära ja siis vaata, mul oli vist garaaži eest veel oli vaja ära koristada. Nii et igatahes kõht on tühi juba. Lähen sööma. Ma sain nüüd lõunasöögi söödud ja toas on enam-vähem kõik asjad tehtud. Pesumasin peseb, kuivati kuivatab ja nüüd on aeg siis minna kõige hullem osa kallale. Ma näitan teile, millega ma kohe võitlema hakkan. Tada! See ei ole veel kõik. Need on veel siit sisse panna. See ei ole veel kõik. Kohe näitan veel. Natukene võiks korda nagu majja lüüa. Oh my god! Nii, pööran kaamera ümber. Ja olete te valmis või? Nii. Seal on suur hunnik asju, mis ma homme kavatsen viia uuskasutuskeskusesse. Seal on rehvid, pakendi, prügi. Toomas ostis endale jõusalipingi. Ja millena seda kasutatakse? Riiete hoidjana. On ju? Nii, igatahes. Siin võiks natukene korda majja lüüa. Seega ma hakkan pihta, ma loodan, et see kaua aega ei võta. Ma tahaks veel Taaraga ära viia täna, enne kui ma lastele järel lähen. This is clearly unsettling, but you focus on the petty things, and I'm a fool for your subtlety. I'm attracted to the stranger things. I'm delusional and deranged, it seems. I'm falling underneath. Below, filling the gaps of where you used to care. My mind's of the earth, but my heart's up in the air. Fuel the flame, we play with kerosene. You and I, we mix like water and gasoline. Fuel the flame, we play with kerosene. Fuel the flame, we play with kerosene. Oi, need lapsed. Ühesõnaga, mul on nii palju parasiitsõnu. Tere! Ja see lahe jätis terki sööb. Ma tõin lapsed nüüd ema juurest tagasi. Ma olen Villa meelest näe. Istu ja hakka jäätis sööma, siis saate natukene vaadata. Aga ma ei ole abiellunud. Sa ei ole abiellunud, jaa, ma tean. Issiga. Issiga tahad abielluda või? Ei näe. Palun istu laua taha ka, Elli. Trukud ja tüdruk. Ma käisin linnas vannitoa plaate vaatamas ja ma midagi leidsin, nii et ma loodan, et ülevalt saab vannid juba varsti valmis. Ja nüüd ma peaks hakkama tegema sööki. Ei, ma ei tee sushit. Ma teen söögi homseks lõunaks ja õhtuks. Aga ma teen seda ilmselt enda selle potiga, sest nii saab kiiremini valmis. Või noh, mitte kiiremini, aga ma ei pea vaeva tegema. Ja ma ei pea potti valvama. No sosista teistele ka. No sosista mulle. Mis asi mamma juures? Mis asi mamma või? Mamma juures abiellunud ma ei ole või? Ei ole. Mine sööme jäätist. Nii, enam-vähem sai päev läbi. To-do listist sai peaaegu kõik tehtud. Ma siiski kanasuppi või ühesõnaga süüa ei teinud. Ma teen homme hommikul, sest ma tahan filmida seda. Ja ma saan rahulikult teha, kui on lapsed ära. Seega, kõik muud asjad sai nagu tehtud. Pesumajandus sai ka joone peale. Ainult üks masin on nüüd vaja lappida veel kokku ja siis on kõik. Nüüd ma panen putukad tuttu. Nad söövad seal enda võileiba.
lapsed varsti tuttu. Nii et lapsed lähevad varsti tuttu ja siis ega minul ka pikka pidu pole. Ka varsti magama lähed hommikul kella 5 proovin jälle ärgata ja video kokku monteerida, mida te siis näete.